Tihtilugu sa pead nagu saama sellest igapäevakeskkonnast välja, et tekiksid uued head ideed, jõud tegeleda oma igapäevaste asjadega edasi. Rasmus Hirtendreu on minu nimi, Eesti Mereakadeemia täiendõppekeskust ma juhatan, peaasjalikult tegevmeremehi koolitame. Aga täna ajas rohkem ja rohkem me ka püüame leida teenuseid, mida pakkuda kõikidele inimestele. Eesti Mereakadeemiana meil on missioonitunne harida inimesi merendusalaselt tervikuna ja seetõttu me pakumegi merepäästeoperatsiooni elamust. Elamusel osalevad inimesed jagatakse gruppideks ehk meeskondadeks, kes siis opereerivadki ühe kindla laevaga ja talle siis merevalvekeskuse poolt antakse käsklusi, ülesandeid, kuidas neid inimesi päästa ja siin läbi selle on võimalik testida meeskonnatööd. Kas me ette kandsime? Inimestega rääkides tulevad kindlasti uued ja värsked ideed. See ongi selle meeskonna töö üks oluline roll. Meie elamusõppe sobib kõikidele inimestele ja ei ole vaja eelnevat ettevalmistust, kas midagi peab kaasa võtma, võib-olla siis merehaiguse vastu tabletid. On jäädud merehaigeks, aga üldiselt ei jääda, et see on ikkagi ohutu keskkond siin. Eesti Mereakadeemias pakutav elamusõppe on ainulaadne, ma julgen väita. Ma usun, et siin lähinaaberriikides sellist elamust laevasilla simulaatoritel laiale publikule ei pakuta. Meie ressurss on piiratud, nii simulaatorite kui meie heade instruktorite näol. 1, maksimaalselt 2 meeskonda kuus suudaksime enda juurde siia elamusõppele registreerida. Oleme sadamas. Kui sa soovid oma meeskonda viia välja igapäevasest rutiinsest tegevusest, testida, kuidas ta töötab natuke kriitilisemas situatsioonis, siis meie koolitustele registreerimine käib aasta ringi. Koostöös töötame välja siis järgmise skeemi, kuidas see elamus siin Eesti Mereakadeemias jälle kutsuda, mis on suunatud otse teile.